Põhiseaduse kohaselt on Eesti riigi kaitsmine iga kodaniku kohus ja samas õigus. Väikeriigi võimalusi ja vajadusi silmas pidades on see kahtlemata õige ja ainuvõimalik tee. Elukutselised kaitseväelased koos ajateenistusel põhineva reservarmeega loovad vaieldamatult riigi sõjalise kaitse aluse. Ent meie põhiseadus ja ühiskondlik kokkulepe ütlevad, et riigi kaitsmine ei ole ainult eelnimetatute vastutus, vaid see on ka iga arsti, ettevõtja, õpetaja ja poemüüja vastutus. Minu kindel veendumus ütleb, et eriti tõhus ja väärtuspõhine on kodaniku vabatahtlik panus riigikaitsesse. Kaitseliit koos Naiskodukaitse ja noorteorganisatsioonidega on fenomen, millesse tasub uskuda. Iga Eesti riiklust väärtustav ja eluks vajalike oskustega varustatud noor ja iga kriisideks valmis olev mees ja naine on hindamatu lüli meie riigis. On märkimisväärne, et põhiseadus räägib riigi kaitsmisest kui kõikide kodanike kohusest, eristamata mehi ja naisi. Üha enam tütarlapsi läbivad ajateenistuse ning paljud valivad elukutselise kaitseväelase tee. Ent see on siiski veel kaduv väike osa kõikidest Eesti naistest. Seetõttu olen võtnud oma südameasjaks, et ka kõik vanuse, elukorralduse või veendumuste tõttu teenistusest mitte läbivad naised saaksid Naiskodukaitses võrdväärse võimaluse panustada nii elanikkonna kaitsesse kui ka riigi sõjalisse kaitsesse.